Ma tutvustan ka ennast, et kes ei ole minuga enne kohtunud, siis mina olen Kiti Kubo ja hetkel siis ametis siin Teaduste Akadeemias ja seda strateegiaprotsessi aasta otsa vedanud. Ja kui me saaksime uuesti ette slaidid, siis ma saaksin teile ka põgusa teised slaidid, need päevakava slaidid, jah. Siis ma teeksin põgusa ülevaate ka päevakavast, mis meid täna ees ootab. Üritus on jaotatud 8 mõtteliseks osaks. Esimese osa avasessioonis räägime strateegiast ja eelkõige proovime fokusseerida arutelu võtmetegevustele ja teises osas siis keskendume ühele konkreetsele strateegia pilootprojektile personaalmeditsiini tervishoius rakendamiseks. Ja avasessioonis siis kõigepealt ma annan strateegiast ülevaate, siis saavad seda kommenteerida nende kogude esindajad, kes on strateegia vormimise juures olulised olnud ja siis pärast seda teeme väikese arutelu ja enne lõunasööki kuulame ka siis seda, kuidas meie naaberriigis Soomes sealne Tervise- ja Sotsiaalministeerium teadust ja arendust ja innovatsiooni toetanud on, mis printsiipidega seda tehakse ja mis on nende tulipunktid praegu just selle teemaga seoses. Ja pealelõunases osas keskendume personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojektile ja esmalt tervishoiupoliitika poole pealt Iivi Normet selgitab, millised ootused tervishoiul ja tervisepoliitikal sellele projektile on. Aina Aaviksoo, kes Sotsiaalministeeriumi tellimusel seda projekti on ette valmistanud, räägib siis sellest Eesti lähenemisest personaalmeditsiini rakendamisele ja oleme kutsunud ka välisesineja, siis professor Palodje, kes jagab ennast mitmete maailma juhtivate tervishoiuasutuste ja teadusasutuste vahel ja hetkel on siis peamiselt seotud Soome molekulaarbioloogia, molekulaarmeditsiini instituudi ja Bostonis asuva haigla uurimiskeskusega. Ja samamoodi arutelu ka seal. See väga lühidalt. Nüüd ma sooviksin oma slaide peale. Nii, meenutuseks. Strateegia tellijaks ja omanikuks on Sotsiaalministeerium ja selle strateegia tegemise on ta usaldanud Teaduste Akadeemia kätte. Ja mis ajendas seda protsessi aasta aega tagasi käivitama, siis ühelt poolt oli see selline võib-olla, et aeg oli küps osaliste jaoks. Teaduse ja innovatsiooni vajadusest ja teemadest tervishoius laiemalt ja meditsiinis kitsamalt oli tolleks hetkeks, kui mina selle strateegia tegemise juurde jõudsin, tegelikult arutatud ja räägitud juba väga palju. Mingis mõttes oli sellele teemade ringile puudunud, aeg ja ruum, kus need asjad selgeks rääkida ja vormida tulevikku vaatavateks plaanideks ja tegevusteks. See oli see, mida ma mõtlen, et aeg oli küps. Võimaluste aken seda just nüüd teha tegelikult avanes ka läbi Eesti uue teadmistepõhise Eesti strateegia, mis on siis Eesti üldine teadus-arendustegevuse strateegia, kus põhiline eesmärk on see, kuidas investeeringutest teadusesse rohkem tulu saada, kasu saada, nii läbi selle, et avalik sektor ja avaliku sektoriga seotud teenused muutuvad tõhusamaks ja paremaks, aga ka läbi ettevõtete konkurentsivõime tõusu. Ja loomulikult võib ka öelda, et kaudselt toetas või on toetanud seda tegevust nutika spetsialiseerumise protsess ehk ka majanduse kasvu mootorina nähakse tulevikus Eestis tervisetehnoloogiaid ja ütleme sellise loogilise seose mõtestamine
tervishoiutehnoloogia ettevõtluse ja majanduse ja tervisesüsteemi vahel tundus praegusel hetkel väga oluline ja vajalik. Just, et erinevate poolte ootusi realistlikuna hoida. Nüüd, nagu ma ütlesin, et ring on täis saanud, et peaaegu et aasta aega tagasi, peaaegu et sama seltskond siin saalis istus avafoorumil ja avafoorumil me põhiliselt kaardistasime teemasid, mis, kui me räägime tervishoiust, tervisesüsteemist, mis teemad muret teevad, mis teemasid tuleviku mõttes oluliseks peetakse. Palju on siin neid, kes tookord osalesid? Jah, ütleks, et on ka uusi inimesi, kes on selle protsessi käigus juurde tekkinud, aga ütleme, et tuumik on samaks jäänud. Ja kui selle strateegiaprotsessi käega kasutavaks tulemuseks on dokument, see on asi, mida saab mõõta, kritiseerida, täiendada, siis nii nagu Sotsiaalministeeriumi kui tellija esindaja Iivi Normet avafoorumil juba ütles, et nende jaoks oli ja on võib-olla see läbikäidud protsess isegi olulisem või vähemalt sama oluline kui see dokument, mis selle protsessi lõpus laual on, sest see protsess on võimaldanud nii neile kui teile seda ühisruumi, kus need teemad, mis puudutavad tervishoius teadust ja innovatsiooni, läbi arutada, selgemaks rääkida ja võimalikke lahendusi leida. Ja kui nüüd vaadata selle aastase aruteluprotsessi tulemusena laual olevat dokumenti, siis minu roll selles on üsna väike. Mina olen teatud mõttes nagu sõnumitooja ja nagu öeldakse, et varuge kannatust, ärge tapke sõnumitoojat, sest peale mind saavad sõna nende kogude esindajad, kes on selle strateegia sisulist mõtet kandnud ja vorminud. Ja nendeks kogudeks on olnud Sotsiaalministeeriumi moodustatud strateegia juhtgrupp, akadeemia juures alalisena tegutsev tervishoiu, arstiteaduse ja tervishoiu strateegia alaline komisjon, keda strateegia tarbeks ka täiendati veel täiendavate ekspertide juurde kutsumisega sinna, ja ka sünteesigrupp ehk selline väike grupp inimesi, kes just mind ja minu tiimi eriti strateegia sünteesi ja lõppfaasis aitas sellise poliitika poole adekvaatseks kirjutamisega. Ja kaasatud siia protsessi ongi see kolmik tervishoiu, teadus-arendussüsteemi ja ettevõtluse ja majanduse poole nii ametnikest, ametiasutustest kui ka siis praktilisel põllul tegutsejatest. Strateegia tutvustamise juures paljud teist on selle dokumendi lahti võtnud. Äkki ma siis ei tutvustagi seda. Tundub, et muidu ma alaindeksin teie süvenemise ja lugemisvõimet, aga siiski võib-olla mõne sõnaga. Et strateegia koondnimetusega teaduse innovatsioon terviseteenistusse on siis koostatud aastateks 2015-2020 ehk strateegia mõttes väga lühikeseks perioodiks. Ütleme, et see on selline tegevuskavale kohane periood pigem kui strateegiale. Ja seetõttu see dokumenti lugedes siis sellises visioonis me oleme küll visandanud nagu sellise kaugema sihi, mis ei ole 5 aastaga ka saavutatav, sest nii nagu akadeemia president ütleb, et mida me taotleme, on tegelikult väärtuste muutus ja väärtuste muutust 5 aastaga ei ole kindlasti võimalik süsteemis ellu kutsuda. Küll saab selleks alust panna. Ja mis see strateegia on? Siis peamiselt ta koondab ühist arusaama sellest, kuidas teadus ja innovatsioon senisest tõhusamalt Eesti tervisesüsteemi eesmärke toetada saavad, mille aluseks ta jääb või on. Ta on aluseks
selleks, et Sotsiaalministeerium saaks oma valitsemisalas tervisealale tarvilikke uuringuid korraldada ja rahastada, innovatsiooniprojekte algatada. Ta annab selleks tegevuseks mitte täpsed tööjuhised, aga visiooni, sihi ja sellised suuremad üldsuunad. Ja väga oluline on ka see, et ta suhestab tervisesüsteemi teaduse innovatsiooni vajaduse ja teadussüsteemi ja teiselt poolt ka tervisetehnoloogia ettevõtluse omavahel. Nüüd ma proovisin, kas ma suudan strateegia ühel lehel kokku võtta, sest dokument sai päris pikk ja ütleme sellisele riiklikule arengukavale võib-olla mittekohane. Riiklikud arengukavad Eesti riigis on palju sellised luisemad. Et siin on natukene võib-olla jäetud ka lihaluude peale just sellepärast, et me tegelikult kujundame siin valdkonnas mõtlemist ja võib-olla sellised näited ja natukene rohkem analüüsivat ja kirjeldavat osa on antud olukorras õigustatud. Nüüd, strateegia võib-olla lähtekoht on oluline ja ka ootuste juhtimise mõttes oluline, et me ei tee teadusstrateegiat. Me teeme tervisesüsteemi toetavat strateegiat ja selle eesmärk on tõesti tervisesüsteemi vajadust uute ja paremate lahenduste järele teaduse innovatsiooniga toetada. See siin Teaduste Akadeemia majas kõlab nagu jumala teotusena, et teadus ei olegi siis tähtis või. Aga eelkõige on ju ka teadmistepõhise Eesti strateegia mõte, et teadus peab aitama praktilist elu Eestis edasi ja antud kontekstis siis peab tervisesüsteem läbi teaduse innovatsiooni loodud ja kasutusele võetud lahenduste paremaks muutuma. Ehk et lühidalt kokkuvõttes strateegia keskendub mitte lahendustele, mis otsivad probleeme, aga probleemidele, mis otsivad lahendusi. Ja selle olukorra võtab ühe lausega kokku. See teine punkt, et tervisesüsteem teaduste innovatsiooni praegusel ajal piisavalt ei väärtusta ja tegevus tervisesüsteemi läbivalt alates väga tipust, poliitikategijatest, regulaatoritest, kuni tervishoiuasutuste ja spetsialistideni välja. See tegevus on üsna juhuslik ja mahult marginaalne ja selle, diagnoosi sellised sümptomid ilmnesid selle analüüsi ja inimestega arutelu käigus väga erinevates dimensioonides. Strateegia keskmes ongi sellesama tervisesüsteemi enda innovatsioonivõimekuse kasv ja samas ka koostöö teaduse ja ettevõtlusega. Ja kui me vaatame kaugemasse tulevikku, siis see muutus, mille suunas me liikuma peame, on see, et me ei peaks enam siis võib-olla omama eraldi strateegiat, rõhutamaks teaduse innovatsiooni rolli tervisesüsteemis, sest see on muutunud süsteemi kõigi osaliste igapäevategevuse päris osaks. Ja selge on see, et kui me vaatame tänast olukorda, kus me oleme üsna tee alguses ja seda kaugemat sihti, kuhu me soovime välja jõuda, siis seal vahel on üsna suur lõhe. Ja kuigi võib-olla kiusatus oleks kirjutada suuri ja ambitsioonikaid tegevusi sellesse strateegiasse, siis tuleb pihta hakata üsna vundamendi ladumisest. Ja need tegevussuunad, mis strateegias ongi tegelikult vundamendi ladumine sellele, et selline tulevik üldse kunagi teostuda saaks. Ja selle vundamendi ladumise osad ongi siis tegelikkuses pandud 4 punkti kirja suurte plokkidena. Kõigepealt siis tervishoiuteenuse osutajate, nii asutuste kui tervishoiutöötajate teaduse innovatsiooni võimekuse tõstmine, neile selleks võimaluse aja ja ruumi andmine.
sest tänasel süsteemis seda väga palju ei ole. Teiselt poolt ka tervisesüsteemi vajadustest lähtuvate rakendusuuringute ja innovatsiooni toetavate pilootprojektide algatamine. Eeskujuliku terviseandmete taristu väljaarendamine, see on väga mitmekihiline ja kompleksne teema, kuid nagu avaüritusel üks kõrge tervishoiuametnik väga hästi meile tagasiside lehele kirjutas, siis tervisesüsteem ongi tervikuna üks suur teadusprojekt. Et tervisesüsteemis tekib igapäevaselt andmeid, mille analüüs toetab homseid otsuseid kõigil tasandil, nii arsti, asutuse juhi või poliitikategija tasandil. Ja seetõttu selliste andmete terviklikkus ja hea kasutamis võimalus ja mugavus on ääretult oluline. Ja viimase punktina, kuna ei ole Sotsiaalministeeriumil endal veel välja arendatud selliseid organisatsiooni sisest korraldust, aga ka seda korraldust, kuidas väliseid osapooli kaasata, siis on eraldi tegevussuund lausa sellele, et selline terviseala teaduse, innovatsiooni, tõhus ja jätkusuutlik korraldus tekiks. Ja strateegia lõpeb siis võtmetegevuste teekaardiga, kus on pakutud välja nende samade suurte tegevussuundade all tegevused ja nendele sellist refleksiooni ja valideerimist teie poolt ka täna siin ootame. Nüüd mõned sellised põhimõisted, et kuidas me mõistame tervisesüsteemi, siis võib-olla pikalt siia mitte kinni jäädes, me mõistame seda laialt. Tervishoiu inimesed saavad sellest aru, mis me sellega ilmselt mõtleme, mitte tervishoiu inimesed võib-olla mitte. Et siin on oluline see, et see hõlmab tervishoiu nii traditsioonilises mõttes kui ka rahvatervise poole, ehk et me ei ole seda kitsendanud siis tervishoiule. Ja kuidas see teaduse innovatsiooni mõju ikkagi tekkida saab, võib-olla senises sellises teaduspoliitilises vaates on nähtud seda seost üsna selliselt üheselt, et investeerime teadusuuringutesse ja üsna pea on inimeste tervis sellest parem, siis tegelikult see tervisesüsteemi paranemine saab ikkagi tulla läbi selle, kui nende hoobade tasandil, see, kuidas me teenuseid osutame, tööjõudu, terviseinfot, tehnoloogiate arendust korraldame ja toetame läbi selle. Ehk et see on see kiht või tasand, kuhu selle strateegiaga toetatavad tegevused lisandväärtust andma peavad. Ja nagu ma ütlesin, et tervisesüsteemi vajadustest see strateegia lähtub, et millised need vajadused on. Neid vajadusi on ka väga palju ja väga erinevaid. Ja Sotsiaalministeeriumiga koos on käidud läbi olulisemad tänased tervishoiu tulevikku käsitlevad strateegiadokumendid ja nende pinnalt võib tuletada siis järgnevad neli fookusvaldkonda, mis ühe lausega kokkuvõttes peavad tuleviku tervisesüsteemi muutma inimese kesksemaks, pöörama mahu ja ühikute asemel rohkem tähelepanu kvaliteedile, lõimima selle organisatsiooni, mille läbi me teenuseid osutame ja arvestades seda, et tervishoiu teenuseid osutavate inimeste hulk on vähenev, siis võtma ka kasutusele rohkem intelligentseid lahendusi, kuidas seda inimtööd saaks masinate ja tehnoloogiate abil vähendada. Teine oluline mõiste selles strateegias on innovatsioon. Ja siin on samamoodi vaja natuke selgitada, sest nii nagu IT-visionäär Linnar Viik on kunagi öelnud, et Eestis on innovatsiooni mõiste müstifitseeritud. Ja selles mõttes on tal ilmselt õigus, sest kui lugeda Eesti
arendus- ja innovatsioonipoliitika erinevaid analüüse, mida on teinud rahvusvahelised analüüsijad ja ka Riigikontroll, siis ka sealt võib välja lugeda seda, et see innovatsioon natukene nagu, selle käsitlus on natukene ajale võib-olla jalgu jäänud ja ta kukub sinna 2 ministeeriumi keskele maha. Nüüd, kui klassikaliselt on innovatsioon uue ja parandatud toote või teenuse turule toomine või parandatud protsessi kasutuselevõtt, siis eelkõige äriettevõtte seisukohast vaadates on see kasulikult rakendatud uuendus ja see kasu peab tõesti olema siis konkreetne konkurentsi edu ja kasumit loov. Teadlastele tihtipeale on innovatsioon ka lihtsalt uus avastus, sõltumata sellest, kas see on rakendatav või kommertsialiseeritav. Antud kontekstis me lähtume innovatsioonist klassikalises mõttes ja lisame sellele ühe aspekti, mis on seotud sellega, et tervishoid on avaliku sektori keskne süsteem ja seda tuleb vaadata ka avaliku sektori innovatsiooni kontseptsioonist lähtuvalt, mis lisab siia toodete, teenuste, protsesside kasutamise, avaliku sektori tegevuste säästlikkuse, tõhususe, mõjuduse, kvaliteedi ja rahulolu suurendamiseks, kõik need, mis tegelikult on ka tervisesüsteemi eesmärgiks seatud. Ja seepärast ongi innovatsiooni käsitlus selles strateegias kahene, ühtepidi innovatsioon avaliku sektori enda sees, kus selle tegevuse eesmärk on sisemisi protsesse, teenuseid, tooteid parendada ja teiselt poolt ka avaliku sektori roll teiste süsteemi osapoolte innovatsiooni tegevusi toetada, näiteks läbi innovatsiooni toetavate hangete või teadus- ja arendustoetuste. Ja kui vaadata tuleviku perspektiivi, mida tervishoius ja selles, kuidas teadus ja tehnoloogiat tervishoidu muuta võiksid, siis selles osas on selge see, et tehnoloogia inimesed ja tervishoiusüsteemi sees olevad inimesed hindavad seda tulevikku mõnevõrra erinevalt, kui tehnoloogia inimesed, nähes seda teaduse ja tehnoloogia üha kiirenevat arengut, näevad tervishoidu ees ootamas revolutsiooni, siis tervishoiu enda sees olevad inimesed pigem näevad seda kui evolutsiooni. Ja mis tähendab seda, et teadus ja tehnoloogia võimaldavad oluliselt rohkem, kui on meie võimalus või võimekus seda kasutusele võtta ja selle võimekuse ja võimalikkuse üheks probleemiks on ka seal ülalnurgas tsiteeritud ütlus, mis peamiselt tervishoius innovatsiooni täna eest veab, on ikkagi vajadus leida mitte ainult paremaid lahendusi, aga leida ka tõhusamaid lahendusi ja odavamaid lahendusi. Nüüd, kui minna korraks strateegia eesmärkide raamistiku juurde, siis palju on eespool juba ära öeldud, aga see, ütleme, 3. kiht või siis see tervisesüsteemi innovatsioon ja koostöö teaduse ettevõtlusega, see on see kiht, millega strateegia tegeleb, selleks, et siis peamise eesmärgina tervishoiusüsteem, mille eesmärgid ja mõjutasand liiguvad sealt keskmisest osast alla ja mida siis omalt poolt toetada saavad ja peavad nii teadus kui ettevõtlus, ehk et otsene eesmärk on tõesti siis tervishoiusüsteemi eesmärke aidata teaduse innovatsiooniga paremini saavutada, aga see kaasnev mõju või efekt ka teadusele, mis seeläbi saab omale rakenduslikumaid ülesandeid lauale ja teadmiste siiret kasvatada ja ettevõtlus läbi selle, et ühelt poolt ta toob tervisesüsteemi rohkem riskijulgust, uuendusjulgust ja ka oskusi innovatiivseid lahendusi arendada. Teiselt poolt saab ka ettevõtlus olla oluline tervishoiuasutuste seest välja kasvava innovatsiooni kommertsialiseerimise mõttes. Ja visioon või suurim muutus üle ei hakka kordama, aga tõesti see, et see tegevus
saaks süsteemi pärisosaks, mida väärtustatakse ühelt poolt kui süsteemi asendamatut allikat süsteemi jätkusuutlikkuse mõttes ja teiselt poolt siis ka vastavalt hinnatakse ja mõõdetakse. Ja tõesti, pikemas perspektiivis võiks olla Eesti tervisesüsteem see koht, kus tulevikulahendusi luuakse just tervisesüsteemi mudelina, sest Eesti on pikalt olnud eeskujuks teistele areneva demokraatiaga riikidele selles, kuidas tervishoiureformi läbi viia, kuidas selliseid baasasju üles ehitada ja siiamaani käivad meie tolle aja reformi eksperdid ja ametnikud neid riike nõustamas. Võib-olla aastal 2025 võiksime olla koht, kus me õpetame teistele, kuidas innovatsioonile avatud ja teadustööd toetavat tervisesüsteemi üles ehitada. 4. tegevussuunas, kuna ma ei taha väga palju aega enam ise kulutada ja anda sõna ka teile, siis ma käin nad ainult väga põgusalt üle. Et esimene ja suurem tegevusplokk on suunatud sellele, et tervishoiuteenuse osutajad, siin on mõeldud siis nii asutusi, haiglaid, tervisekeskusi, kui tervishoiu töötajate tasemel see innovatsiooni aeg ja ruum tekiks ja me näeme, et oleks vaja käivitada spetsiifiliselt sellele sihtgrupile mõeldud rahastamismeede. See on olnud idee, mis on olnud laual ammu enne juba, kui selle strateegia tegemisega me alustasime. See on sisuliselt ainuke tegevus, mis on teaduste innovatsiooni puudutava tegevusena tervishoiu valdkonna osalisi koondava hea tahte koostööleppe tekstis ja laual olnud ettepanek ja see aeg on lihtsalt see realiseerida ja see, et selline rahastamine olema peab, see on pigem teiste riikide praktikat vaadates tavaline, mitte eriline. Innovatsiooni ja teaduse tugistruktuuri käivitamine või kohtades, kus see on olemas, selle tugevdamine, siis miks ma ütlen kohtades, kus see on olemas, et näiteks on sellise tugisüsteemi arendamisse Ida-Tallinna Keskhaigla juba mõned aastad väga aktiivselt investeerinud just pakkudes võimalusega teha teadustööd, saavutada teatud mõttes nappiva meditsiinipersonali hulgas teatud konkurentsieelist, et nende haigla oma töökohaks valiksid, sest see on teatud sellist töökeskkonda kujundav tegur. Jälle samamoodi tavaline, et me rääkisime ühe Eesti ettevõttega Cognews või kuidas nad ennast eesti keeles hääldavad, kes arendavad oma tervisetehnoloogiat, meditsiinitehnoloogiat hetkel ja turustavad Jaapanis ja Ameerika Ühendriikides. Veel eile öösel ma rääkisin selle ettevõtte juhiga Andres Meellikuga ja ta ütles, et selline CEO ehk Chief Innovation Officer Ameerika või ka Põhjamaade paremates haiglates on tavaline, mitte eriline nähtus. Ja teaduse poole pealt lisaks loomulikult, et kõik ei ole teadus, protsessi arendused, IT kasutamise, tõhusam kasutamine, see on innovatsioon, mille toetamiseks ei ole vaja niivõrd teadusgranti kui lihtsalt natukene toetavat keskkonda ja võib-olla selliste esmaste algfaasis ideede esmaseks hindamiseks pisikest granti, nii nagu seda võib-olla EAS on majanduses ettevõtetele pakkunud innovatsiooni osaku või vautšeri kujul. Ja loomulikult on oluline ka vaadata seda, kust neid inimesi, kes seda teadust oleksid võimelised või innovatsiooniprojekte läbi viima oleksid võimelised ja me peame pöörduma ka haridussüsteemini, sest juured on paljuski seal peidus ja teadusõppe sisseviimine on siin üks ka eesmärk ja idee, mis ei ole mitte uus, vaid
vaid vana ja mis on tõesti oluline teostada, mitte enam selle ümber väga pikalt aru pidada. Rakendusuuringud ja pilootprojektid, siin on 2 suurt plokki tegelikult. Üks on see, et poliitika muutuks targemaks ja teine on see, et poliitikas rohkem uusi lahendusi julgetaks proovida, selleks eraldi ruumi loomine nende pilootprojektide näol, millest ühest personaalmeditsiini omast me pärast pikemalt räägime. Nüüd, et ei jääks muljet, et Eesti tervisesüsteemis innovatsiooni üldse ei ole ja ma ei taha kindlasti väita, et need on need 2 asja, mis Eesti tervisesüsteemis innovaatilised on, need on lihtsalt täiesti juhuslikud näited, mis on siia valitud selleks, et ühelt poolt ilmestada, teiselt poolt, et need olid lihtsalt väga ilusate piltidega meedias kajastatud näited, mida oli hea slaidile panna. Aga põhimõtteliselt 2 sellist erinäolist innovatsiooni, et üks ongi see siis vasakpoolne, kuidas üks Põhja-Eesti regionaalhaigla neurokirurg oma tööst tulenevalt nägi vajadust, et ta kulutab liiga palju aega mõttetutele protsessidele ja rääkis oma murest haigla IT-osakonna inimesele ja nii sündis rakendus e-palat, millega arst saab tegeleda paremini ja tõhusamalt oma patsientidega. Ja teiselt poolt, see on see vajadusest, praktilisest vajadusest sündinud innovatsioon. Ja teisel pool siis üks ortopeediakliiniku doktor, kes siis tegi ainulaadse kõhre taastava operatsiooni, kindlasti tervisesüsteemis tehakse seda tüüpi uuendusi väga palju, et ärge jumala pärast mõelge, et see on nüüd ainuke. Et lihtsalt see on näide sellest, et raviviisi parandamine, uuendamine on väga oluline osa selles strateegias. Ja 3. suund, eeskujulik terviseandmete taristu. Siin tahaks kindlasti inimesed rohkem, kui siia kirja on saanud. Ja tahaks võib-olla teistmoodi, kui siia on kirja on saanud. Esimese asjana on siin mõeldud seda, et see, mis meil täna juba on, korrastada ja viia heale tasemele nii andmekogude kvaliteedi kui ka kasutatavuse mõttes. Ja teiselt poolt ei ole ainuke probleem see, et meil neid andmeid ei ole või et need andmed on kehvad või halvasti kättesaadavad. Me peame ka hoolitsema selle eest, et selliste suurandmete põhiste uuringute ja analüütika tegemise oskus meil olemas oleks. Ja 4. tegevussuund, kõige selle korraldamine või ärategemine. Et siin tegelikult ühe lausega kokkuvõttes on kõige olulisem see, et Sotsiaalministeerium tõesti, ütleme, kõrval või kaasreisija või kõrvalistuja rollist juhi rolli või juhi istmele istuks ja see on kõige olulisem muutus. Selleks on pinnast ette valmistatud, selleks on pinnast ette valmistanud Eesti tervishoiuprogramm ja käesolev strateegiaprotsess ja tegelikult nüüd on aeg ohjad enda kätte võtta. Kui me vaatasime veel läbi ka aasta tagasi avaüritusel teie endi poolt tehtud märkusi, ootusi, siis see oli muuseas üks nendest ootustest, et sellele teemale peab tekkima selge vastutaja ja see selge vastutaja selle valdkonna spetsiifiliselt saab olla Sotsiaalministeerium ainult. Ja siin on pakutud välja siis selline mitmetasandiline governance või valitsemise struktuur. Ja mis on oht selle strateegiaga on see, et teatud mõttes on ta ju sisse ostetud. Et ega ta ei ole ju dokument, mis oleks tehtud valitsuse tellimusel, nii nagu tehakse riiklikke arengukavasid. Et ta on teatud mõttes selline alt üles initsiatiivi ja osaliste kõva entusiasmi baasil tehtud tegevus ja teisipidi need lahendused, mis siin lõpuks välja või lauale on pandud, need ei mahu nagu sellestesse tänastesse raamidesse paljuski, sest esiteks Sotsiaalministeeriumil endal nagu neid raame ei olegi. Need raamid, mis haridusministeeriumil on võib-olla natukene, kuna nende poliitiline vaade teadusele on horisontaalne, kõiki valdkondi, kõigile valdkondadele sobiv, siis võib-olla selliseid valdkonna spetsiifilisi erisusi nende vaates ei ole näiteks mõistlik teha. Paljuski mõtteviisis ja tänaste sellise
tänase režiimi kaitsele võib-olla minev süsteem on see, mis need strateegia kuubiku nurgad võib ümaraks teha ja sellest oleks tõsiselt kahju. Et mina hetkel lõpetan. Ja enne kui te saate küsimusi hakata küsima, ma annan mõneks minutiks, nii palju aega, nagu ma endale võtsin, ma ei saa ju teistele lubada, annan sõna ka seda strateegiat vorminud kogude esindajatele, sest tõesti minu roll on olnud selline fassilitaator, sellel ei ole head eestikeelset sõna, aga fassilitaator olla ja võib-olla seda sulge hoida, aga see mõte on tulnud inimestelt, kes on olnud koondunud strateegia juhtgruppi, arstiteaduse tervishoiu strateegia alalisse komisjoni ja sünteesigruppi ja